ma arvan nii, et see teeb vist selle Muhu väina eriti võluvaks. Et viimastel aastatel, eriti ma võiks 5-6 aastat, on tegelikult Muhu väin isegi väga sportlikuks muutunud ja eriti siin suuremate jahtide klassis. Kui vaadata neid jahte, kes siin osalevad ja mis nende rahvusvahelised tulemused on, siis siia Muhu väinal Eesti meistrivõistlustele keegi niisama jälitama ei tule, et võistlust võetakse päris kindlasti täie nii-öelda rauaga, valmistutakse väga tõsiselt ja see võistlustulemus on kõigil väga oluline. Aga samas see võistluse formaat on lihtsalt nii uskumatult kihvt ja tal on nii suured traditsioonid, et siia lihtsalt tahavad inimesed kokku tulla. Et see on nagu hästi selline nagu maagiline võistlus juba, ma ütleks, Eesti purjetajate jaoks. Muhu väin on kahtlemata meie jaoks peaproov enne Euroopa meistrivõistlusi, nii nagu eelmine aasta oli ta enne MM-võistlusi. Aga see tähendab tegelikult seda, et Muhu väin, kuna sa oled nädal aega meeskonnaga koos, siis nii suures jahis on päris keeruline seda meeskonda nagu koos hoida nii-öelda väga regulaarselt. Et muidu meil on nädalas mõned sõidud, aga nüüd me saame nädal aega järjest olla kogu aeg koos meeskonnaga ja selles mõttes ta, ütleme, annab sellise nagu tõelise viimase lifi sellele meeskonnale, et sa saad väga hästi selle jahi trimmidest endale selgus, saad aru, kus veel meeskonna tööd saab parandada, et siin on nagu väga palju nüansse, mis saab paremaks teha ja just see nädal aega pikalt koos purjetamine on tegelikult see nii-öelda võluvits. Tegelikult me ju kõik oleme amatöörid, eks ole, et me teeme seda purjetamist oma igapäevase töö ja pere kõrvalt ja see ei oleks üldse mõeldavgi, kui me ei naudiks seda. Et ma arvan, et juba praegu ütleme, meeste vanus on siin, me oleme küll erinevast põlvkonnast siin, kes on 25 ja kes on 45 ja kes on 55, et igal ühel on natuke mingid omad ootused, mõned on natuke sportlikumad, mõned võtavad asja natukene rahulikumalt, aga nii, et tegelikult tundub nii, et ilma sportliku eesmärgita see meeskond koos ei püsiks. Kui ei oleks seda mõnusat meeskonna koos olemist ja fanni, aga seda seltsielu selle ümber, siis ka mine tea. Kena, aitäh!